It is showtime! Tere imelisest sügisesest pargist, kus on kollaseid puulehti ja praegune tipptunni liiklusmüra taustaks. Kuid kui sa oled mu podcasti kuulanud, siis sa tead seda, et messi seksi ja kui sul on midagi siin oma maailmale jagada, millest vähemalt üks inimene, üks kuulaja, üks vaataja, üks lugeja kasu saab, siis sinu kohustus on seda teha. Seega, it's showtime. Las ma räägin natukene siis sellest. Oma klientidega ma tunnetasin seda, et aasta lõpp hakkab tulema. Nad on endale võib-olla mingisugused eesmärgid seadnud ja nad tunnevad, et nad justkui ei ole nagu liikunud piisavalt kiiresti nende eesmärkide suunas. On tehtud mingeid samme, aga justkui ka ei ole. Ja siis nüüd, kus see kalendrikuu vahetus ja oktoober paistab, siis sellega justkui mingisugune vaimselt selline tunne tekkis ka, et aasta lõpp on varsti. Poodides on juba jõulukaup müügil, varsti on jõulud, aastavahetus, midagi ei toimu. Ja ma mõtlesin, et stopp. Esiteks on oktoober, mis on hullult äge rajukuu ja ma tegin oma klientide seas väljakutse, et rajum, eks ju, rajum mina oktoobris. Ja eelkõige seis just ka selline tervis ja liikumine fookus, sest kui sa oma keha liigutad, tuleb ka kaasa ka kogu sinu vaimne pool. Ja teiseks, tõesti, praegu on alles oktoober. Meil alles algas kvartal 4. Mis see tähendab? 1/4 aastast on veel ees. 3 tervet kuud. Oktoober, november ja detsember. Ja mitte miski ei defineeri ära seda, milline see aasta lõpp olema saab. Kui sa ei lase sellel prokrastineerimisel, oma sisehäälel, keskpärasusel võimust võtta ja otsustad harata ise selle juhi positsioon, panna jalga oma elu tegevjuhi püksid, kleit, võtta vastutus oma tulemuste eest ja lihtsalt tegutsema hakata. Kui palju võimalik on muuta 3 kuu jooksul. Ja kui sa müüd mõnda toodet või teenust, siis kas te teate, et see viimane kvartal on ju parim aeg oma toodete ja teenuste müümiseks, sest inimesed armastavad sel ajal osta. Kõik ostavad midagi. Kõik mõtlevad kingituste peale, kõik mõtlevad sellele, et kuidas olla ise parem versioon. Ja sina lihtsalt pead olema nähtav oma toote või teenusega. Sest muutus võib alata kohe. See ei pea algama 1. jaanuaril. Et siis on uus aasta, uus energia, uus power. Tõesti, aasta lõpuni on 3 kuud. No see on aeg anda endast maksimum. Ja it's showtime. Raju mina. Ma kutsun sind tegelikult kaasa 31 päevasele teekonnale. Mitte kvartal 4 kestvale teekonnale, aga kõigest 31 päevasele teekonnale, kus mina ekstreemselt jälgin seda, et ma kõnniksin igapäevaselt. Esiteks
12 000 sammu. Sest umbes täpselt aasta tagasi oli see koht, kus ma selle otsuse tegin, et mina hakkan igapäevaselt kõndima. Ja kui sa teed midagi 365 päeva järjepidevalt, siis see muudab sinu elu. Ja ma ei kutsu sind kõndima 365 päeva järjest, ma kutsun sind kõndima või ennast liigutama 31 päeva. Ja ma ei kutsu sind üles mingi metsikut kardot tegema, kilomeetreid jooksma, ma kõnnin sind üles lihtsalt jalutama, oma keha liigutama. Sest mis ongi jalutamine, on ju baasainevahetuse nagu toetamine, baasenergiavahetuse toetamine. Et meie kehad on mõeldud liikumiseks ja kui me istume seal arvuti taga päevast päeva ja oma keha ei liiguta, siis see ei ole meie keha jaoks loomulik. Ja kahjuks see on nii, et vahel tuleb ennast siis hambad ristis välja vedada. Aga just see koht, kui sa ennast välja oled vedanud ja ei liigutama hakanud, siis sellega kaasneb nii palju hüvesid. Et eelkõige mõtteselgus. Mul tulevad jalutades nagu kõige paremad ideed. Ma salvestan oma podcasti episoode siin jalutades. Ma olen proovinud küll, et ma istun nüüd arvuti taha, mul on mingid märkmed ja asjad. No see ei tööta minu puhul. Mõte jookseb kinni. Loomulikult sinu keha tahab seda liigutamist. Et ma kutsun valima sul iseendale jõukohane number ja lihtsalt olla järjepidev selles. Mis on järjepidevus? Iseendale antud lubaduste igapäevane pidamine ja sellest kinni pidada. Siis teine asi, mida ma need 31 päeva väga konkreetselt jälgin, on see, et ma toitun 3 korda päevas ja ei mingit snäkkimist. Välja arvatud siis trennipäevad. Kui mul vaja on, siis trennipäevadel mul on see üks proteiini jook ka lubatud. Aga nendel 3 toidukorral ma jälgin seda, et see toit algaks eelkõige sellest, et minu peas oleks see mõte, mis on valguallikas ja siis kõik muu sinna ümber. Ja see valguallikas peaks olema siis 30–50 grammi valku. Ja ma tean, võib-olla siin on mingid toitumisnõustajad, kes kuulavad ja täiesti ütlevad, et appi, ma ei nõustu sellega. See ongi okei. Nii palju, kui on maailmas inimesi, on ka arvamusi. See on lihtsalt üks koolkond, valdkond. Mina olen enda jaoks leidnud, et see minule sobib, minu jaoks töötab ja just 35 pluss kehad, naiste kehad vajavad valku. Ja lihtsalt niisama igapäevasest tavapärasest toidust seda justkui ei tule, et selles osas peab natukene rohkem olema teadlikum. Aga sind ma ei kutsu seda valku sööma. See on üks asi, mida mina jälgin. Mis on see samm 2, mida sina saad jälgida? Samm 3, mida ma jälgin, on ka see, et 3 korda nädalas käin jõusaalis jõutrenni tegemas siis. Et sellised 3 liikumisega seotud eesmärki, väljakutset, mida ma jälgin ja mille siis teekonda ma jagan ka aeg-ajalt siin võib-olla podcasti episoodides, kuid ka kaasaegse naise Facebooki grupis. Et kui sa pole veel sellega liitunud, siis siin podcasti märkmete seas ilmselt on see Facebooki link olemas, et kliki sellel ja pane oma liitumissoov teele. Kuid it's showtime ei ole nagu ainult see, et seal ongi see taga raju mina, raju versioon sinust endast. Et
kui me millegagi alustame, siis number 1 asi, me tahame hakata justkui ennast võrdlema kellegi või millegi teisega. Et kus on tema, mis on tema saavutanud ja kus olen mina. Ja ma ütlen selle kohta stopp. Ainuke inimene, kellega sul on ennast võrrelda, oled sina ise. Ja see versioon sinust endast, kes oli eile, üleeile. Sul ei maksa võrrelda ennast kellegi teise 50. versiooniga ja sa võib-olla ei teagi, et see on tema 50. versioon, mis on võib-olla sinu esimene või teine versioon. Seega võrdle ennast ikka sellega, kus olid sina eile ja kuhu sa oled täna jõudnud. Mitte sellega, kus on see äge fitness-atleet või äge online koolitaja või online mentor, coach. Võrdle ennast enda eilse versiooniga. Ja kui sa kasvad ja kui sa oled arenemas ja kui sa oled õppimas, siis sa oled ka liikumas. Ja kui sa tunned ühel hetkel, et ma pean peeglisse vaatama, ma ikka üldse ei kasva ja ikka üldse ei arene ja ikka üldse ei tegutse, sa pead peeglisse vaatama. Siis kindlasti midagi peab muutuma. Et tuleksid oma mugavustsoonist välja. Et sa saaksid jälle kasvada, areneda ja sellega ka siis muutuda veelgi rajumaks versiooniks iseendast. Ja kes on see raju versioon sinust endast? Et meil kõigil on meie mineviku kogemused, mingid mineviku läbielamised ja mingisugused harjumused ja mõtted, mida me oleme aina jälginud. Ja need on toonud meid siia, kus me praegu oleme, olevikku. Ja siis meil on see versioon iseendast, see raju versioon minu eest endast, kes on siis maksimaalselt tervislik, tugev, vaimselt terav, mis iganes parameetrites edukas, kuidas sa iseennast näed. Ja kui sa mõtled sellele versioonile, kuhu sa tahad jõuda siis 12 nädala või 12 kuu pärast, kas need samad asjad, need samad harjumused, need samad mõtted, need samad inimesed, kelle ümber sa oled olnud, kui sa jätkad ühtede ja samade asjade tegemist, kas see viib sind soovitud teistsuguse tulemuseni? Kas sa tead, mis on lolluse, idiootsuse definitsioon? Ilmselt, kui ma sulle selle nüüd ette ütlen, siis sa teed kohe, ahaa, tean küll. Lolluse või siis idiootsuse definitsioon on see, et teha ühtesid ja samu asju, aga oodates teistsugust tulemust. Tehes ühtesid ja samu asju, aga oodates teistsugust tulemust. Ahaa, jumala loogiline on. Aga miks me ootame endalt, et just kui midagi muutub, on teistmoodi, kui ma ei tee mingeid muudatusi? Hästi lihtne variant on see, et muutus algab 2 kõrva vahelt. Võta endale mindset coach. Võta endale see inimene, kes ei lase sul neid ühtesid ja samu lugusid, mida sa endale räägid, mis on sinu vabandused, õigustused, võib-olla millegi kellegi süüdistamine, enam mitte rääkida. Lõpetada edasi lükkamine ja tegutsema hakata.
aidata sul võtta vastutus oma elu eest. Või siis tõesti panna paika see versioon iseendast, kes on see raju, äge versioon ja mõelda selle peale, et millised on tema käitumismustrid, harjumused, kuidas tema mõtleb, kuidas ta otsuseid ja valikuid teeb. Ja olla tema juba täna. Sa pead käituma, mõtlema ja olema juba tema täna, et sa 12 kuu pärast näeksid neid tulemusi, kus sa tahad jõuda. Seega, it's showtime, raju mina ei ole lihtsalt selline 31-päevane hambad ristis punktist A punkti B rajumine, vaid see on teekond. See on selline enesearengu teekond, mis toob kaasa kindlasti palju endasse vaatamist, palju erinevate teemade lahti mõtestamist, ümberhindamist. Ja ma kutsun sind sellele teekonnale kaasa. Ja sa saad seda teekonda teha sellisel moel, mis on sulle sobilik. Või lihtsalt elada, vaadata minu teekonnale kaasa. Ja absoluutselt ma ei ütle, et see, kuidas ma midagi teen või millal ma midagi teen, oleks kuidagi kivisse raiutud tõde. Kui ma jääksin ootama seda, et mul oleks kogu maailma vajalik info järgmiste sammude tegemiseks, siis sa juba tead seda, eks ju, kui sa jääd midagi ootama ideaalset hetke, siis sa tegelikult ei hakka üldse tegutsema. Perfektsionismi sellisel kujul ei ole olemas. Kus sul ei saa olla kogu maailma infot selleks, et tunda ennast imposterina või mis iganes need fansid sõnad on, mis me õigustame, süüdistame, leiame vabandusi. Ei, sa pead olema valmis selleks, et see uus versioon sinust, see rajum sina, see rajum mina, kes iganes ta on, ta peab lihtsalt otsustama, et ma nüüd hakkan minema. See on versioon 1.0. Jah, see ei ole täiuslik, aga see on MVP, most minimal, kõige minimaalsemalt vajalikud siis, ma ei tea, parameetrid, tõlgime eesti keelde, mis on vajalikud selleks, et lihtsalt hakata liikuma ja kuhugi suunas minema. Versioon 1.0, see ei pea olema täiuslik, see on see sinu teekonna esimene versioon. Ja kui sa minema hakkad, eks sa siis hakkad avastama erinevaid asju. Sa saad uut infot, uut teadmist, uut kogemust ja sealt saad edasi arendada selle versioon 2.0. Kuid sa ei jõua kunagi versioon 2.0 või 3.0-ni, kui sa ei hakka minema selle versioon 1.0-ga. Kui sa ei võta seda vastutust, otsust, nüüd on aeg muutuda. Ja ma nii palju näen seda, kuidas nagu just jäetaksegi ootama seda järgmist hetke. Ja siis on möödas aasta, 2 aastat, 3 aastat ja sa oled ikka ühes ja samas kohas. Sa lihtsalt ei hakka liikuma. Sa väärid enamat. Täiega. Nii et it's showtime. Kindlasti selle 31 päeva jooksul tuleb podcasti episoode veidi rohkem, sest see on ka minu jaoks selline isiklik podcasti väljakutse, et natukene rohkem siin sõna võtta. Podcasti tulevad külalised. Ja üks nendest külalistest on näiteks toitumisnõustaja, kelle käest saab siis küsida, kellega mõtteid põrgatada.
ja ka selline küberturvalisuse ekspert ja raamatupidajaid ja võib-olla ka selline laulu ja hääle õpetaja. Nii et täiega vaatame. Tahan teie juurde tuua igasuguseid erinevaid mõtteid, vaateid, teekondi, kuidas on võimalik elada oma elu omadel tingimustel. Ei pea midagi pausile panema. Lihtsalt tuleb hakata minema versioon 1.0. Ja kui sul on see sisemine usk, siis need teemandid, need kullakangid, see parem tervis, need on seal. Aga sina pead panema sisse ka selle vajaliku töö. Sa ei saa lihtsalt sinna diivanile ka istuma jääda. Ja vahel see töö on raske. Jaa, võib-olla see tähendab jalutamist, jõusaalis higistamist ja sõna otseses mõttes higistadki ja tõstad raskuseid. Kuid vahel see lihtsalt tähendab seda, et I show up nagu, et ma lihtsalt teen ära selle minimaalse vajaliku efforti. Ja see ei pea tähendama alati metsikult suurt pingutust. Seega, tule minuga teekonnale. Lähme. Sinu uus rajum versioon ootab sind. Ja pole paremat aega kunagi kui täna ja nüüd, sest edu on otsus. Ja igal suvalisel ajahetkel oma elus sa saad otsustada olla parem versioon iseendast. Läksime!